Vähk on üks kõige hirmutavamaid haigusi maa peal. See on ettearvamatu ja sageli võimatu välja ravida. Seda saab ainult kontrolli all hoida, kuid alati on olnud üks lohutus. Sellesse ei saa nakatuda. See tekib sinu enda rakkudest, mis lähevad kontrolli alt välja. Vähemalt nii me arvasime. See kõik muutus 2013 aastal. Ühte mees sõid elusalt agressiivsed kasvajad, mis kuulusid hoopis teisele liigile. See, mida arstid järgmisena avastasid, sundis neid kahtluse alla seadma kõik, mida nad selle haiguse kohta teadsid. 2013 aasta jaanuaris toimetati üks mees kiiresti Medellini, Colombia ühte rahvarohkesse haiglasse. Tema seisund oli halb. Tal esines kiire kaalulangus ja püsiv palavik ning tal oli anamneesis HIV. Haigus oli olnud ravimitega kontrolli all, kuid paar kuud tagasi oli ta ravi katkestanud. Iga üks neist teguritest oleks võinud põhjustada tervisehädaolukorra või kõik koos. HIV ei ole Kolumbias haruldane ning erinevalt paljudest teistest riikidest tähendab vaesuse ja kehvema meditsiini infrastruktuuri koosmõju, et vähem inimesi suudab järgida pikaajaliseks ellujäämiseks vajaliku tervise- ja raviskeemi. Esialgsed sümptomid nagu väsimus, köha ja kaalulangus sobisid selle diagnoosiga, kuid turse oli ebatavaline kõrvalläht ja nad olid veelgi rohkem šokeeritud, kui nad lähemalt vaatasid. Oli selge, et mees oli tõsiselt haige, seega tehti talle terve rida teste. Mehe HIV staatus näitas, et tema viiruskoormus oli hüppeliselt tõusnud. Võeti väljaheiteproovid ja need näitasid, et tema seedetraktis oli paelussinakus. Täpsemalt oli tegemist Hymenollepis nana ehk kääbuspaelussiga, mis on inimestel tavaline liik, eriti parasvöötmes. Kuid kõige muret tekitavam osa mehe seisundist ilmnes röntgenpiltidel. Tema keha oli kasvajaid täis. Mehe hingamine oli väga raskendatud, mis ei vastanud teistele tema seisundi põhjustele. Tema kopsude ja lümfisõlmede röntgenpildid näitasid, et näiline vähk oli seal koondunud. Kuigi mõned kasvajad on healoomulised ja neid saab ohutult eemaldada, tähendab selline rohkus tavaliselt pahaloomulist vähki ning biopsiad võeti kiiresti. Vähirakke mikroskoobi all uurides muutus juhtum üha veidramaks. Rakud ei sarnanenud üldse tavalistele vähirakkudele. Tegelikult ei paistnud need olevat inimrakud. Mehe seisund halvenes kiiresti. Need kummalised võõrrakud oli põhjustanud tema lümfisõlmedesse golfipalli suurused kasvajad, mistõttu oli tal isegi pea pööramine raske. Tema hingamine muutus üha raskemaks. Tavaline ägeda vähi keemiaravi ei oleks siin kasu toonud. Peamiselt seetõttu, et keegi ei teadnud, kuidas keemiline kokteil mõjuks parasiitnakkuse vastu. Aga tema pärand kui üks ajaloo kummalisemaid meditsiinilisi juhtumeid oli alles algamas. Tõeline meditsiinimüsteerium on haiglas haruldane. Neile, kes püüavad elu päästa, võib see olla õudusunenägu, patoloogidele võib see olla unistuse täitumine. Ja niipea, kui võimsamad mikroskoobid kasutusele võeti, sai selgeks, et see ei ole juhtum, mida haiglas lahendada saaks. Biopsia oli üks kõige segadust tekitavamaid tulemusi, mida keegi haiglas kunagi näinud oli. Need tillukesed rakud olid kuni 10 korda väiksemad kui tavalised vähirakud, tekitades uuringupildi, mis oli parimal juhul segadust tekitab. Haigla oli saatnud uuringupildid patoloogidele haiglatesse ja uurimiskeskustesse, kellega neil oli kontakt. Üks neist teadlastest oli Dr. Edis Mullenbach, teadlane ja patoloog haiguste kontrolli ja ennetamise keskuses. Isegi Mullenbachi jaoks oli see kummaline vaatepilt. Biopsiaproovid ei vastanud ühelegi seisundile, mida ta kunagi näinud oli. Need nägid välja nagu tihedalt koondunud rakkude kihid ja kogumikud, mis käitusid täiesti erinevalt inimeste vähirakkudest. Tegelikult arvas ta alguses, et tegu on limaseenega. Ainult üks asi oli selge. Rakud olid liikvel. Nagu teisedki vähirakud, paljunesid need kiiresti. Need tõrjusid oma konkurente välja veelgi eluohtlikumal viisil kui enamik inimeste vähirakke. Mullenbachi jaoks oli see potentsiaalselt eksistentsiaalne oht. Kolumbias jäi mees haiglasse edasi, tema seisund oli mõistatus. Kuna tema näiline vähk ei vastanud ühelegi meditsiinilisele kirjele, keskendus haigla ainult palliatiivsele ravile. Esimese läbimurdeni selles juhtumis kulus üle 2 kuu. CDC viis Columbia haiglast võetud proovide põhjal läbi laiaulatusliku PCR-testi, otsides geneetilist materjali paljude võimalike põhjuste seast. Kuid kui kasvajakoest pärit DNA tulemused lõpuks saabusid, ei kattunud see millegi inimeselt pärinevaga. Jah, mehel oli vähk, kuid see polnud tema enda vähk. See pärines temas olnud paelussinakusest. Esimest korda oli võõras organism suutnud näiliselt inimesele vähi edasi anda, tekitades uue ja kummalise haiguse. See tulemus muutis kogu uurimise suunda, muutes tavapärase haiguste otsingu millekski palju häirivamaks. 2013. Aastal püüdsid Colombia arstid tal diagnoosida väikerakulist kopsuvähki. Tõsi, rakud olid keskmisest väiksemad, aga see oli piisavalt sarnane. Selleks ajaks, kui diagnoos lõpuks kindlaks tehti ja paelussi DNA tuvastati, oli juba liiga hilja. Mehe seisund oli tõsiselt halvenenud, kuna vähk oli tema kehasse levinud.
ta oli voodihaige, vaevu suutis hingata ja 72 tunni pärast suri ta enne, kui raviplaani jõuti isegi koostada. Kuid mõistatus jäi alles. See kestis peaaegu 300 korda kauem kui mehe järele jäänud eluiga. Ta elas pärast diagnoosi vaid 3 päeva, kuid teadlastel kulus 2,5 aastat, et lõpetada kogu geneetiline järjestamine, mis oli vajalik paelussi vähimutatsioonide kaardistamiseks. Nende 2 aasta jooksul andsid mitmed erinevad testid positiivse tulemuse inimese DNA suhtes, kuid kõik need osutusid vigasteks. Paelussi rakud olid nii sarnased väikerakulisele kopsuvähile, et valed tulemused anti edasi mitu korda. Teadlased jätsid märkamata vihjed, mis olid otse nende ees. Kuid samal ajal, kui arstid ja teadlased uurisid mehe kopse, toimus tõeline õudus tema soolestikus. Paelus on üks kõige jälgimaid elusolendeid. See asustab inimese seedetrakti, toitub samadest toitainetest, mida inimene sööb ja kasvab. See on viinud selleni, et paelussil on tekkinud kummaline fännibaas kui kaalu langetamise vahendil. Loomulikult on paelus, erinevalt dieedist ja treeningust, oma peremehele aktiivselt ohtlik. Enamik paelusse paljuneb inimese väljaheidete kaudu. Paelussi munad satuvad väljaheidetesse, mis jõuavad kanalisatsioonisüsteemi ning munad süüakse ära teiste loomade poolt. Paelussi vassed kooruvad nendes vaheperemeestes enne, kui nad leiavad uued inimperemehed oma pika täiskasvanu elutsükli jaoks. See on jälg elutsükkel, kuid enamiku inimeste jaoks hallatav, välja arvatud ühe liigi puhul, kääbuspaelus. See ületab harva 1,5 tolli pikkust ja 0,04 tolli laiust. See teeb selle avastamise ja sellest vabanemise palju raskemaks. Nagu teised paelussid, kinnitub see konksude ja iminappade abil seedetrakti limaskestale. See satub inimese kehasse kokkupuutel tema munadega, mis levivad sageli saastunud toidu kaudu. Kuid see, mida see sees olles teeb, muudab selle oodatust palju ohtlikumaks. See jätkab paljunemist. Vastuvõtlikus peremehes võidakse muneda, need võivad kooruda ja tsükkel võib uuesti alata. On haruldane, et ühel inimesel oleks rohkem kui üks teise liigi paelus, mis võimaldab parasiidil mõnel juhul kasvada häirivalt pikaks. Aga see on palju ohtlikum, kui neil on konkurents, sest kääbuspaelussi populatsioon võib ravi puudumisel kontrolli alt väljuda. Siis hakkab see tõsiselt mõjutama keha talitlust, põhjustades kiiret kaalukaotust, kui populatsioon hüppeliselt kasvab. Nagu iga teinegi rak, võivad ka paelussirakud paljunemisel muteeruda. Igas organismis on alati vähirisk, kuid kui väiksem organism haigestub vähki, jääb see inimestele palju vähem märgatavaks ning nakatunud isend sureb tõenäoliselt kiiresti. Aga seekord oli keskkond natuke liiga külalislahke. Ravi ja ressursside puudumise tõttu oli mees, kes ilmus 2013 aastal Medellini haiglasse, lasknud oma soolestikus areneda paelusside koloonial. Ühel hetkel arenes ühel neist vähk ja enne kui see surre jõudis, kanti selle muteerunud rakud temasse üle. Parasiit sisuliselt kasvatas oma enda kasvajaid teise organismi sees elades ning need kasvajad paljunesid koos temaga. Aasa jooksul näis juhtuvat midagi veelgi kummalisemat. Vähk näis taipalat, et peremeesorganism võib olla parem koht kui paelus. Nii algas üks meditsiiniajaloo kõige jälgimaid põgenemisi. Aga kuidas suutsid võõra organismi vähirakud inimese immuunsüsteemis ellu jääda? Tõsiasi on see, et meil kõigil on parasiite. Igal ajahetkel elab inimkehas miljardeid mikroskoopilisi organisme, kes täidavad vastastikku kasulikku rolli. Kui keskmist hinnangut pole, on ussid seedetraktis ning lestad nahal ja juustes uskumatult levinud. Enamasti elavad nad kehas vaikselt koos, ilma kahjulikke mõjusid põhjustamata või hävitab inimese immuunsüsteem nad lõpuks ära. Kuid see inimene polnud tavaline. Mehel Medellinist saigi lõpuks saatuslikuks paelussid ja neis arenenud vähk, kuid tema saatus oli määratud juba ammu enne seda. Tema haiguse algpõhjuseks oli HIV-positiivsus. Tänapäeval elavad paljud HIV-positiivsed inimesed täiesti normaalset elu, kui nad võtavad regulaarselt ravimeid. See võimaldab neil raviskeemist kinni pidades jõuda tuvastamatu staatuseni, kus viiruse koormust ei saa edasi anda ei partneritele ega tulevastele lastele. Aga kui sellest raviskeemist loobutakse, siis lähevad asjad kiiresti halvasti. Varem oli HIV surmaotsus, sest see viis AIDSi tekkeni, mis hävitas inimese immuunsüsteemi ja tappis vastupanuvõime tavalistele haigustele. Väga vähesed inimesed, kes surid AIDSi epideemia ajal, surid tegelikult viiruse enda tõttu. Nad surid tavalistesse hingamisteede haigustesse või nakkustesse, millest terve inimene oleks jagu saanud. Viirus kahjustab CD4 rakkude arvu, mida tuntakse ka valgete vereliblede nime all. Testid näitasid, et patsiendi valgete vereliblede arv oli vaid umbes 2% sellest, mis oleks tervel inimesel. Armee, mis läheb sõtta vaid 2%-ga oma meestest, saab lihtsalt hävitatud.
ravimata paelussi nakatumine terves inimeses oleks kiiresti märgatav kaalukaotuse tõttu, kuid see jääks tõenäoliselt seedesüsteemi. Siin nii ei juhtunud. Kuna inimese loomulikud kaitsemehhanismid olid nii nõrgad, suutsid paelussi mutantrakud tungida otse sooleseintele. Sealt hakkasid nad sujuvalt vereringesse liikuma. Varsti olid nad lümfisõlmedes ja kopsudes, kus nad paljunesid. Kui paelussi liik ise oli endiselt piiratud tema seedetraktiga, olid mutantrakud leidnud uue kodu, mis ei sobinud kokku peremehe edasise ellujäämisega. Ja kõige traagilisem on see, et kõike seda oleks saanud vältida. On lihtne eeldada, et HIV on kas välja ravitud või vähemalt kontrolli all. Enamiku inimeste jaoks Ameerika Ühendriikides ja Euroopas katab nende kindlustus HIV-ravimid ning nad saavad hoolika raviskeemi järgimisega oma eluga edasi minna. Kuid kogu maailmas sureb igal aastal umbes 630 000 inimest AIDSi tõttu. Mõnes riigis puudub lihtsalt vajalik infrastruktuur, et tagada korralik tervishoid ning paljud inimesed sõltuvad sellistest programmidest nagu USAID, et üldse ravi saada. Teistes riikides kardavad HIV-ga inimesed abi otsida, kuid selle surmatsükli suurim põhjus on lihtsalt vaesus. Paljud inimesed sellistes riikides nagu Kolumbia ei saa endale ravimeid lubada, kui nende ravimite maksumust ei kaeta korralikult. Kui me ei saa kunagi teada, kas see kehtis ka ohvri puhul, avas tema HIV-vastase raviskeemi mittejärgimine tema keha nakkustele, kuid ka seda oleks saanud ennetada. Praxiliselt on olemas ravim nimega Praziquantel, mida kasutatakse paljude parasiitusside nakkuste raviks. Seda kasutatakse lemmikloomade nakkuste raviks, kuid seda saab kasutada ka inimeste ravimiseks. Seda kirjutatakse sageli välja paelussinakkuste raviks, kuid selle saamiseks on siiski vaja nii teadlikkust haigusest kui ka ligipääsu ravimile. Selles olukorras polnud mehel kumbagi. See ravim maksab tavaliselt arengumaades 7–20 senti, muutes selle üheks kõige taskukohasemaks ravivõimaluseks. Kuid see oli siiski kättesaamatu just siis, kui seda kõige rohkem vaja oli. Selles olukorras määras patsiendi saatuse traagiline arusaamatuste jada. Keegi ei tea, kas mees oli juba liiga halvas seisus, et teda päästa, kui ta haiglasse jõudis. Tema viiruskoormus HIV tõttu oli kiiresti tõusmas ja võib-olla oli ta liiga kaua ilma ravita olnud, et olukorda oleks saanud tõhusalt tagasi pöörata. Kuid paelussi nakatumine, mis lõpuks tema surmani viis, oleks saanud ravida vähem kui 1 pudeli vee hinnaga. Kui see mees oleks elanud riigis, kus vaesuse määr on madalam ja tervishoiusüsteem stabiilsem, oleks ta tõenäoliselt päästetud juba ammu enne, kui olukord nii kaugele jõudis. Ta oleks olnud arsti järelevalve all, kes jälgiks tema HIV-ravi ning oleks temaga ühendust võtnud juba ammu enne, kui ta kuudeks ravimitest ilma jäi. Kui ta tuli haiglasse paelussinakkusega, mis oli muutunud võõrast päritolu vähiks, ei tähendanud ligipääs maailmatasemel patoloogidele enam midagi. Ükski haigla maailmas poleks suutnud seda varem diagnoosida, mitte ilma erialase abita. Midagi sellist polnud kunagi varem juhtunud ja kõige hirmutavam on see, et see juhtub uuesti. Kui inimesed lugesid kummalist juhtumiuuringut mehest, kes nakatus paelussi vähiga, tekkis paljudel küsimus, kas see võiks juhtuda ka minuga. Ja vastus on ei, aga samas ka jah. Selle mehega juhtunud õudused olid paljude erinevate tasandite läbikukkumiste segu. Tema tervisel lasti halveneda nii kaugele, et nakkus pääses kontrolli alt. Seejärel puudusid haiglal ressursid, et teda kiiresti diagnoosida ja ravida. Ja kaugus ning otsese ligipääsu puudumine takistasid CDC-l tema diagnoosimist. H. on üks levinumaid parasiite maailmas, nakatades igal aastal kuni 75 miljonit inimest üle kogu maailma. Paljude jaoks neist oleks see vaid tüütu nakkus, mis ravitakse tablettidega. Teiste jaoks, kellel sellele ligipääs puudub, jääb see püsivaks haiguseks, mis võib nende elu lühendada. Aga 75 miljoni inimese seas, mis on umbes sama palju kui Ühendkuningriigi ja Iirimaa elanikkond kokku, on tõenäoliselt palju HIV-ga inimesi, eriti arengumaades. Nüüd võivad kõik neist olla haavatavad. Praegu teadaoleva põhjal ei olnud mehel, kellel oli paelussivähk, tegemist uue parasiitepideemia algusega ega ka mingi kummalise mutatsiooniga, mis liiki üle võtaks. Selle asemel tegi parasiit täpselt seda, mida ta alati teeb. Toitub, kasvab, muteerub ja paljuneb. Erinevus seisnes peremeesorganismi sisekeskkonnas, mis võimaldas neil protsessidel kontrollimatult vohada. Tulemus oli haruldane, häiriv ja ühe mehe jaoks surmav, kuid see tõstatas ka laiema mure. Õigetes tingimustes võivad sarnased haavatavused esineda ka teistel patsientidel üle maailma. Halvim stsenaarium, mida paljud kartsid, kui uudis sellest kummalisest juhtumist avalikuks tuli, pole õnneks täitunud. Ei ole tekkinud uut vähivormi, mis oleks lihtsalt paelussilt inimesele üle kandunud. Selle asemel avastame hoopis häirivalt uue haavatavuse meie enda kehas. Kui meie loomulikud kaitsemehhanismid piisavalt nõrgenevad, muutume haavatavaks mitte ainult selle suhtes, et meie enda rakud võivad meie vastu pöörduda, vaid ka selle suhtes, et parasiidid võivad meid nakatada oma enda rakkudega.
ja see tähendab, et me peame võib-olla ümber mõtlema, mis vähk tegelikult on. Esimest korda oleme näinud, kuidas võõras rakk kasvab inimese sees, kasutab tema verd ja biomi kasvamiseks ning lõpuks tapab peremehe. See polnud planeeritud parasiitne nakatumine. See oli võrreldav sellega, kui keegi läheb piiramatu söögiga bufeesse ja sööb end haigeks. See mees oli eriti haavatav ja mutatsiooniga paelussi rakud olid eriti ahned. Aga kui see sai kord juhtuda, võib see uuesti juhtuda ja patoloogid kõikjal vaatavad nüüd iga biopsiat natuke hoolikamalt, juhuks kui tegemist pole inimhaigusega. See pole ainus meditsiiniline õuduslugu, mis hõlmab parasiiti. Mõned võtavad täieliku kontrolli. Vaata kõige valusamaid parasiite, mis inimesi nakatavad, et saada kõik võikad üksikasjad, või klõpsa sellele videole.